tahtsin rääkida sulle oma programmi, mis ma olen teinud. Eelmine kord Alice käis, ta ütles mulle, ma olen Krusty Dustina. See oli tema elu kõige õudsem tööpäev. Ja siis ma võtsin selle oma missiooniks, et ma nagu sa ütlesid koori, on ju? Ehk siis ma kohe tellisin endale image'i koori, on ju, et seda ma olen teinud 2 korda nädalas, 3 korda isegi vahepeal. Nii et koorimist olen teinud. Ma tellisin silmakreemi, sest silmade alt oli väga kuiv. Nüüd ma teen skincare'i 2 korda päevas. Mul on seerum, näokreem, silmakreem ja siis mingi niisutav sprei. See on 2 korda päevas. Siis 3 korda nädalas koorin ja siis 2 korda nädalas ma olen teinud 3-tunnist seda Biodance'i sheet maski. Eile tegin seda. Ja eile koorisin ka. Ja Alice ütles. Ei, ma ise võtsin selle, sest et ma olin täiesti mingi kuigi meik oli jumal ilus, nagu ma ei tea, mida sa rääkisid. Ja, aga vaatame, kuidas täna on. Ja vaatame, et siis kui täna ka ei ole nagu, et kui täna ma olen ikka kuiv imetamisest, siis nagu on minu päevad möödunud. Siis ma pean ootama, kuni on imetamine lõpetatud ja siis ma lähen ilusalongi ja tõmban mingi microneedlingu peale. Nagu kes see naine on, sest see ei ole mina. Aga mu nahk olevat olnud mega niisutatud. Nii et kõik see töö, mis ma 6 aega olen siia nahka pannud, on ära tasunud. Täna ei olnud kuiv silmaalune. Täna ei ketendanud meik. Nii et tasub jätkata seda, mis ma olen teinud. Aga lihtsalt wow. Nagu mitte liiga palju, aga samas mega ilus ja süge. Ma tunnen ennast nagu ma oleks Victoria's Secrets modell praegu, need juuksed ja kõik. Wow. Aga Demi on maganud nüüd 1:40. Ma äratan teda nüüd isegi mitte 2,5 tundi, vaid 2:15, sest ikkagi mulle tundub, et ta öösel küll magab, aga ööunne jäämine on mega raske. Ja ma olen paar päeva teinud niimoodi, et see üks pikem uinak ei oleks 2,5 tundi, vaid 2:15 ja mulle tundub, et siis ta jääb õhtul paremini magama. Vaatame. Igal juhul Sass võttis töölt vaba päeva. Ma söön oma üleöö pudrusin ära kirssidega seekord. Siis juba Demi ärkab mingi poole tunni pärast, nii et ma üritangi peale söömist käbe oma kohvri kokku panna. Miks mul üldse meik on? Teise uinaku ajal me stardime siis Paidest võtame oma ema ja lähme Tartu. Täna on siis Tuulil 35 juubeli sünna üritus dinner kampuses ja siis meid on Sassiga sinna kutsutud ja me ööbime Liidia hotellis ja ma siis kutsusin emaga kaasa, sest et ma ei saaks muidu minna, nii et ema tuleb siis, võtsime talle ka hotellis toa. Kui me õhtul oleme dinneril, siis ema saab Demiga olla. Nii et süke esimene ööseks minek meil. Elevil, samas natuke ka ärevil. Süke tunne, et mingi 1000 asja peab kaasa võtma, kindlasti unustan midagi, aga ma loodan, et saame seal hotellis magatud ja kõik läheb ladusalt ja et tuleb õhtul tore sünna. Hakkame ärkama, kallis. Ärkame üles ja siis sööme kõhu täis. Me jõudsime lõpuks Liidiasse, just magasime Demiga siin tund aega ja nüüd on kohe meil aeg minna. Ilm on küll suht vihmane, aga süke ilus pargivaade on meil. Siin on meil süke family room. Palusin jätta beebivoodi kaasa, on nii sügav kuidagi, aga ilmselt enamus öö nagu nii Demi magab kaisus ja siis äkki keset tööd saanda panna veitsaks sinna ka. Aga vähemalt on olemas, siis mul on sükene H&M-i kleit, millel on nagu kaelaosa. Süke sallike ja muidu tavaline must kleit. Siin on muidugi telekas ja kõik. Ja me võtsimegi kaasa pudeli soojendaja. Kohe panen siia piima ka. Ja ma mõtlesin, kuidas ma saan oma piima kaasa võtta. Võtsin kambukaga. Leigevee all soojendan selle üles. Ja siis läheb Philipsi pudeli soojendajasse. Ilmselt oleks nüüd ilma selle jäätaga panna, et ta oleks juba natuke sulanud, aga ma ei teadnud, kui kaua kambuka hoiab, aga nagu näha, siis hoidis väga kaua. Ja ma natuke korra veel puuderdasin ennast, ma olin juba veits väikema löönud, sest mul oli tõesti mega varakult see meik. Kell 8 tuli Alice ja kell 6 alles hakkab sünna. Ja et ma panengi kleidi selga, ilmselt tuleb siia kohe varsti ja siis stardime juba kampuse poole, mis on siit Liidiast mingisugune, mitte väga kaugel. Mul on ausalt öeldes jalgpart sama, siis kui need
me nägime Karol G-st ja sa ütlesid, et ei tea, kes see on, hakkas guugeldama. Karotši. Sossil on kultuurikool praegu. No, see on Karol. Karol G. Jubilari kodulinnas asub kõrtsel nimelisti üles, see oleks olnud sellest tuntud tegelikult. Kes? Draakula. Nii, meie pidu nüüd on läbi. Me olime 2,5 tundi täpselt, aga ma jätsin isegi topelt kogu see piima, aga õhtuti Demi sööb hästi palju, nii et nüüd neil on piim otsas ja Emps juba 2 uinakut edukalt saatis taga mööda, nii et me ei taha väga meie lapsehoidjat kiusata ka, sest meil on teda veel varsti vaja kunagi, et siis ei taha kohe šokeerida teda. Õhtune aeg on ka veits niisugune keeruline ja jorisev, aga lähme nüüd tagasi. Õnneks siin kohe nurga taga ongi meie hotell, nii et lähen proovin panna Demi ööunne, Sass saab siis minna Liidia hotellis spaad nautma. Aga väga tore oli. Taavi oli teinud siin mingit kuldvillakut ja tulli nägi väga kena välja ja hästi mõnus kampuse restoranis, nii et vähemalt tore, et saime tulla Tuuli 35. juubelile, isegi kui Demi on alles nii pisike, nii et me vaatame, kuidas meie esimene öö hotellis Demiga möödub. Siit nüüd ikka liidab välja korraga viime. Meil on öö üle elatud lapsega, magas ilusti. Kaisus küll mul, ma isegi ei proovinud seda suurt hälli. Ma proovisin seda suurt hälli esimeseks uinakuks ja ta ärkas suht ruttu sealt. Et siis, kui me läksime hommikust sööma, siis Emps oli jälle Demiga ja pärast magas mul veel mingi 2 tundi süles. Ja siis meie suur plaan oli, et me lähme kell 11 lapsega ka veits sulistama, kuigi siin on vist suur bassein on üsna külm, et mõtlesime, et võib-olla natuke kuskil nagu mitte nii kuumas saunas ja sooja duši all, aga siis läksime sinna kell 11 oli spa kinni täpselt 11:03. Sulistamine jäi ära. Sass eile õhtul veel sai käia saunades, kui ma Demi panin magama, nii et täitsa raisku ei läinud. Sai käinudki Emps, jah? Jah, nii et meie ei saanud. Saame järgmine kord kuhugi minna, kus on lastebassein ka, siis tuleb kohe ära kasutada, mitte oodata viimase hetkeni. Ja enamus asjad on siit meil kokku pakitud. Seda voodit üritasime kasutada, aga ei toiminud. 1000 miljon asja lapsega, isegi ei võtnud reisivoodit ega midagi. Käimistel on nüüd mitu kotti juures, meil on ikkagi nüüd 3 inimest. Meil on seesama häll, mis on voodi kõrval, ongi tegelikult reisikas, saab kokku panna ratastega. Demil on uus outfit seljas, matchib juba, vanaemaga matchi, roosad kampsunid. Ja me lähme korra veel Tuuli juurest ka läbi Jakobile külla, sest Tuuli pole Demiga kohtunud. Marta vanad riided, nagu kõik meil. Marta vaatab sind iga pildi peale, et kas minu outfit jälle seljas. Tere hommikust, üks tegelane mul häälitseb siin, aga meil on nüüd uus päev. Eile me lihtsalt oligi hull logistika. Käisime Tuuli juures ära, me olime mitu tundi seal, siis sõitsime Paide, olime veel Paides ühe Erkvalakna ja siis koju jõudsime mingi kell 6 õhtul, ehk siis me ei teinudki midagi. Ja kui me koju jõudsime, oli muidugi vaja pesu pesta ja siis juba läksime põhimõtteliselt magama ka, aga eile õnneks Demiga jäi suht kergesti ööunne. Mulle tundub, et see ikkagi hiljem ööunne minek, mis unenõustaja soovitas praegu tema pisikeses vanuses on parem. Mul isegi õnnestus ta pooleks tunniks jätta, vist isegi tegelikult võib-olla natuke kauemaks ja ma sain natukene arvutis asju teha, aga siis ta ikkagi hakkas nutma ja siis ma läksin talle kaisu ja magasime kaisus terve öö. Aga vähemalt jäi, et ei olnud mingi tundide viisi uinutamist, mis meil on ka vahepeal olnud. Täna meil on siis pühapäev, sükene sombune tundub siin meil Tallinnas, aga sõbrannad tulevad paar tükki külla. Kätlin ja Mari siis, Mari elab Pärnus muidu, siis nüüd nad tulevad Demiga tutvuma ja Merili tuleb ka Viljandist ja Karmel siis joinib meiega. Nii et kell 12 tulevad sõbrannad paariks tunniks ja siis on lihtsalt sükene
mõnus pühapäev, ma proovin natuke mingit meal prep'i äkki teha, kui sõbrannad ära lähevad. Jällegi mingid lihtsad lihad, riisid, mingid kartulid, et oleks uueks nädalaks mingid karbid külmkapis olemas. Ja siis nendeks päevadeks, kui võib-olla ei ole, saame jälle sügavkülmast midagi võtta. Et mul veel on seal päris mitu asja sügavkülmast ka. Nii et kuskil kuu või niimoodi peaks veel sealt ka saama korra nädalas midagi võtta. Aga Demi toiduski üle 2 tunni oma pika uinaku ära. Siis jällegi tegin skincare'i kiiresti, jõin oma hommikukohvi, siin hommikusööki. Ja nüüd ta on üleval natuke kauem, 1,5 tundi kuskil üleval ja mingisugune 3:12 tegelikult läheb uuesti uinakusse, et siis saan äkki korra alguses natuke sõbrannadega rohkem lobiseda ja siis tuleb juba tutvustusring, kui ta oma teisest uinakust ärkab. Vaadake seda stokki, not sponsored, aga Heavenly lehel oli mingi aeg kõik –30% ja siis ma mõtlesin suveks tellida. Ma polnud väga ammu joonud seda õunamündi oma, mis on üks mu lemmikuid, mega lihtsalt nagu mõnusad alkovabad limonaadid. Minust ühes purgis on mingi 50 või 60 kalorit, et selles mõttes kaloraaži mõttes ka nagu hea, aga ta annab seda mõnusat siidri või veini vaibi, et siis kui on nagu erilisem sündmus, siis see Pirni oma mulle ka maitseb väga, see on see üks uutest suvemaitsetest ja paningi täna, kuna mul tuleb 4 sõbrannat külla Demile ja mina, siis ma panin kõigile ühe õunamündi külma ja ühe perfect pair ja ta on jääkülmad, nagu sellised crispid. Neelud käivad juba nende järgi ja tüdrukud toovad mingid snäkid ja toidud, ma ütlesin, et ma ei viitsi ise midagi teha, see on hea vabandus nüüd, kui beebi on kogu aeg öelda, et mingi tooge teie toidud, aga ma hiljem preppin siin mingid neid minikartuleid, siis meil on mingid crispy kanad seal taga veel, jälle needsamad salvei schnitslid ülihead, meie lemmikud, neid ma teen õhkfritis kiiresti ja kanafilee tavaline, nendest ma teen neid Santa Maria crispy chicken paneeringuga tükikesi ja paneme tortillade vahele ja siukse asja tellis ka Sass meile siin seist, mul vennal ja vennanaisel oli see ja tundus hea, et siis see on ka siuke update meil külmikus, aga jah, kohe saame need punnid pealt lüüa. On juba kell mitu tundi hiljem. Sõbrannad olid 3 tundi siin ja siis ma plaanisin tegelikult, et Demi läheb vankrisse ja proovime minna taga jalutama, aga ta oli kuidagi hästi siuke ebatavapäraselt väsinud täna. Mulle tundubki, et see kogu nädalavahetus tegelikult väsitas teda päris hullult. Et muidu ma juba üritan, et ta on üleval 1:30, võib-olla vahel 1:45, kui tal on hea tuju. Ja siis täna ta mingi tunni pealt juba oli täiega väsinud. Praegu mängivad siin taustal. Aga siis ma paningi täiesti magama, et ma ei tea, tundus nagu jääb ja siis ta tegi mul kontaktnäppe 2 tükki ja mõlemad olid üle tunni ajas üles. Ma mõtlesin ka, et tavaliselt need kontaktnäpid õhtupoole on ikkagi nagu siuksed 30 minutit, vahepeal isegi 20 minutit, et ta ei maga väga neid õhtuseid unesid nagu väga sügavalt, aga täna olid mõlemad uned sügavad ja nüüd on juba kell varsti saamas 8 ja kell 9 ta juba läheb ööunne, nii et viimane ärkvelaken ja sõin õhtusöögi siin vahepeal ära. Istusime veel terrassil ja nüüd ma teen endale kohupiima. Mul on mingi Sassi pärandatud lahja kohupiim maitsetu, ma panen mingid magustajad siia. Segan veega, et ta on veits lahjem, põhimõtteliselt mitte midagi head, aga lihtsalt valku ja siis ei lähe see kohupiim raisku, sest et tal tuli tellimusega hästi palju neid mingi väikse kuupäevaga. Ja siis paar tatlit võtan juurde ja see on mu õhtune snäkk. Ma lihtsalt üritan seda hoida praegu, et ikkagi valku iga päev saada mingi normkogus.
aru ei saa, mis võib-olla saate, siis ma magasin mingi 2 tundi äkki täna öösel. Muidu ma olen nüüd idealulik tui-tui-tui, et sellest ajast, kui Demi on ikkagi rohkem hakanud päeval magama, siis ööuned on mega korras olnud, et ikkagi keskmiselt ta magab siuke 8-9 tundi iga öö, mis ei tähenda, et mina magan 8-9 tundi, absoluutselt mitte, sest võib-olla esimene pool tundi sellest, kui ta tegelikult juba magab või tund aega ta on mul veel süles või ma imetan ikka ja ta juba magab või siis näiteks ma panen ta hälli ja ta hakkab nutma, siis ma kussutan teda veel pool tundi, et see kõik, ma loen seda nagu magamisena, sest tegelikult ta magab, aga lihtsalt vajab nagu minult tööd öösel. Emad ilmselt teavad, kes öösel üleval on, et see lapse 90 tundi ei tähenda sinu 90 tundi, aga see vähemalt tähendab minu jaoks siuke 6-8 tundi, heal ööl nagu 8 tundi. Ja ma seletasin seda ka sugulasele nii, et see ei ole 8 tundi mingit remmund, on ju, aga see on nagu väga-väga hea vastsündinud lapse emana saada nii palju üldse magada. Ja meil undab ju terve öö magamistoas täisvõimsusel see white noise. Ma ei kasuta silmaklappe ega kõrvatroppe, et see on siukene nagu lennukis magamise uni, kui te olete lennukis olnud ja te teate, et see on justkui nagu sa magad ja sa saad natuke puhata, aga ta ei ole see mingi magus sügav uni, aga siiski, ma olen väga tänulik, et see on siiani nii olnud. Ja siis täna öösel lambist, ma ei tea, kas see oli siis sellest nagu kiiremast nädalavahetusest, sest ja pühapäeval mul veel sõbrannad käisid, kes tahtsid teda kõik süles hoida ja ta oli kuidagi nii väsinud lõpuks, et kõik kärgpalaknad olid päeval mingi 10 minutit lühemad, sest ta lihtsalt ei suutnud üleval olla. Aga samas pühapäeva öösel vastu esmaspäeva ta magas ikkagi hästi ja nüüd siis esmaspäeva öö vastu teisipäeva lihtsalt ta ei jää magama. Ma olin lihtsalt nagu nii väsinud ise. Kirstordil, muidugi mul oli piimapais ka jälle 2 korda nädalas umbes, mul on see fucking piimapais. See on nii valus, see hakkas veel eile täiesti lambist niimoodi, et tavaliselt mul hakkab see kuidagi võib-olla öösel, et on jäänud pikem paus, aga isegi viimasel ajal mul ei pea jääma pikem paus, ma ei tea, mis teema sellega on. Igal juhul täiesti lambist keset esmaspäeva hakkan tundma, et üks rind on veits hell, tundsingi, et okei, juba mingi pisike kõva tükk, teen kohe sooja, kohe annan Demile seda rinda hästi palju. Keset tööd lihtsalt terve rind kivikõvar, räme valus, mis siis segas minu und, asendeid. Demi ei tahtnud seda rinda, ta röökis, sest sealt ei tulnud midagi, on ju, ehk siis nagu full bardak oli terve söö. Ma isegi viisin ta teise tuppa, proovisin seda Nempantu kiiku, mida ma tavaliselt nagu öösel ever ei kasuta, et ta magab ikkagi oma hällis, aga lihtsalt, et nagu uinutamise hetkeks proovisin. Nii et lõpuks ta kuidagi jäigi mul niimoodi lihtsalt süles, imetades magama. Ma istusin voodis, ma olin ise lihtsalt pea niimoodi nokkis nagu nii löödud ja väsinud. Ma hakkasin nagu seda kogu protsessi minu arust kell 9:30 tema ööunne panemist ja lõpuks kell 2 oli see, kui ma ise sain silmad kinni. Et nagu ta ujus seal vahepeal, aga kohe ärkas või siis ma üritasin teda panna enda kõrvale ja ise jääda magama, kohe ärkas. Üritasin magada süles niimoodi, et ma lihtsalt magan ise püsti sealt voodist, ta kohe ärkas, kui ma ei kussutanud, ehk siis nagu jumala lappes. Aga ma ei tea, mis teema emadega ja selle adrekaga on, aga ma ei tea, praegu ma tunnen ennast okeilt. Ma laksisin mingi suure kohvi hommikul sisse, panin kohe trenniriided selga, õnneks oli ülakehapäev, et ma pingutan ka seal, et justkui see on nagu raske, kui ma teen neid harjutusi, aga jalapäeval on nagu mingi megakardio ka minu arust ja siukene full heat, ehk siis ma olin tänulik, et täna oli ülakehapäev ja tegin ikkagi oma trenni ära. Igatahes, kuna ma siin teen oma hommikust skincare'i ja meikar ütles, et mul oli nii hea niisutatud nahk võrreldes eelmise korraga, on ju, kui oli mega lappis ja kuiv, siis ma mõtlesin, ma näitan teile kõiki samme, mis ma teen. Ma iga hommik panen seda L'Oreali Leduo seerumit ikka ja seda ma panen ka iga õhtu ja ma panen alati seerumit värskelt pestud naha peale. Isegi on okei, kui su nahk on veel natuke niiske, et see aitab sellel imanduda. Siis seerumi peale läheb kreem ja hommikuti mul on see L'Oreali mingisugune SPF-iga kreem, SPF 50. Mulle lihtsalt meeldib see SPF-ina, sest et ta on nii nagu kerge, ta ei jää siuke rasvane näo peale, et vabalt saaks ja meigi panna ja see üldse ei häiri. Aga samas sul on nagu SPF 50 näost terve päev, eriti suvi nüüd on ju tulemas. Päike on tugevam, siis on nagu eriti vaja nahale rohkem seda kaitset. Ja kuna siin on C-vitamiin ka sees, siis mulle tundub, et ta on hästi hea siuke niisutav. Mulle tundubki vähemalt nii-öelda drugstore nahahooldustoodetest L'Oreali nahahooldustooted on minu jaoks mega hästi toimivad. Ja õhtuti kreemi asemel panen seerumi peale Noni kreemi, see on siukene Iglu moist kreem. See on siis mul kosmeetiku käest ostatud ülitugev ja tõhus näokreem. Mul ongi üldjuhul skincare rutiinis siis 1-2 toodet, mis on natuke kallimad, võib-olla siuke 30 €, mitte mingi 10 €, 15 €. Aga ma kõiki tooteid ei taha nii kallid. Ja siis praegu mul ongi see Non näokreem õhtuks. Ja meil on äpis siis suveks valmis väljakutse 5 suurt auhinda ka, mis me loosime välja kõikide äpi kasutajate vahel 14. juunil. Nii et kui te huvitute meie äpist, tahate proovida ka trenne teha suvel,
praegu on hea aeg liituda, sest 14. juunil, kui te olete meie liige, toimub hästi suur loos. Ma panen kõik need 5 auhinda ekraanile. Üks on siis ka Klaarilus on 100-eurone kinkekaart, ehk siis saate kas sealt tooteid või siis minna näohooldusesse ja ise osta tooteid juurde. Mega hea auhind. Näokreemi peale ma nüüd esimest korda suht elus, ma mingi aeg mul oli ka silmakreem eraldi, aga ma väga ei kasutanud seda ja nüüd, kui siis see meiker eelmine kord ütles, et mul just silmaalused on hästi kuivad, siis ma kasutasin oma vana silmakreemi ära, mis ilmselt oli juba ammu aeg taga, ma kasutasin selle ära ja ma tellisin esmaspäeval Trade House'ist vist siuksed hästi suvad, lihtsalt panin silmakreemi otsingusse ja vaatasin, mis tundus hea ja mul on nagu see T-Difference meelde jäänud, et see peaks olema mingi hea bränd, ma ei tea, aga põhimõtteliselt see on mingisugune 4D niisutav silmakreem ehk siis lisaks näokreemile ja seerumile ma panen veel silmakreemi ka ja ma tean, et see peaks seda tupsutama kuidagi siia ümber, aga ausalt öeldes ma panen lihtsalt niimoodi üle kogu silma. Ma ei ole mingi skincare guru, aga meiker ütles, et nahk oli väga hea, silmaalused väga niisutatud, nii et last midagi hullu see ei tee. Ja seda panen ka 2 korda päevas. Ja siis mul lambist seisis, see tundub võib-olla imelik, aga MAC-i Fix Plus spray. See on mõeldud küll nagu meigi kinnitamiseks ja meigi niisutamiseks, et tihtipeale meikerid panevad seda niimoodi, et nad panevad kõik puudrid sulle näkku ära ja siis lasevad seda Fix Plussi korra nagu, et see puuder ei oleks hästi sükene krohvine ja kuiv. Siis teevad mingi silmameigi ja kõik edasi ja panevad lõpus hästi tugeva kinnitusspray, ehk siis see Fix Plus on süke nagu õrnem dewy kinnitusspray, aga kuna seda kasutatakse niisutamiseks, siis ma viskasin ChatGPT-s, et kas ma võin seda lihtsalt kasutada iga päev nagu spreida endale 2 korda näkku, et see lisab mu nahka niiskust ja võib, et see ei ole ainult meigi jaoks mõeldud, see ongi mingi multitask spray, ehk siis ilmselt ongi mõeldud ka nagu lihtsalt niisutamiseks, ma loodan, ma ei tea, aga kuna ma ei kasuta seda meigi peal ma kasutan tugevamat kinnitusspreid, siis ta lihtsalt seisis mul ja nüüd 2 korda päevas ma lasen ikka teda suht pohtralt, et nagu oleks nagu lausa süke märg ja lasen tal lihtsalt imenduda nahka. See on siis mu hommikune skincare ja õhtul samamoodi lasen, aga lihtsalt õhtul mul on teine kreem. Ja teine asi, mis ongi natuke kallim, see on minu arust mingi 35 €, on siis see näokooria, mis ma ka Klaarist ostsin. Seda ma teen kuskil 3 korda nädalas ka hommikuti, kui ma tunnen, et mul on rohkem aega. Üldjuhul nendel päevadel, kui mul trenni ei ole, et Emi läheb oma pikemasse uinakusse, siis kuidagi ma tunnen, et mul on natuke rohkem aega ja sükene kooriv näomask, et ma panen selle üle kogu näo. Hoian tavaliselt 10 minutit peal, siin on küll öeldud 10–20, aga ma hoian alati 10, mulle tundub 20 kuidagi riski lapsega. Ja siis nühin seda niimoodi justkui nagu kooriks ja liigeveega pesen maha. See on siis 2 korda nädalas ja päris tegelikult normaalne skincare rutiin minu arust. Ma olen nagu uhkenud üle. Kuna see meiker mulle lihtsalt ütles, et nagu mingi imetavatel emadel ongi tihtipeale kuivev nahk ja sul on nagu väga halb seis, ma olin mingi oh my god, et niigi ma ei saa ju mingi microneedlinguid teha ja retinooli kasutada ja siukseid tugevaid nii-öelda hooldusi, mis ma oleks varem teinud, ehk siis ma mõtlesin, et ma pean ennast kätte võtma, eriti suvi, päike, see kuivatab veelgi enam nahka, et lihtsalt natuke enda seda välimust nagu noorendada ja sära tuua, siis jah, mulle tundub, et see skincare on toiminud ja see on olnud ka mu enda jaoks üks siuke väike väljakutse siin suveks valmis väljakutse ajal. Nii et jah, that's my skincare. Ma nüüd teen natuke arvutis tööd, kuni Demi ärkab. Ma lasen tal magada nüüd siis maksimaalselt 2 tundi ühte uinakut, sest et korra täiskuu ajal ta varem võis magada ka mingi 3 tundi, 3,5. Siis unenustega me tõmbasime selle 2,5 peale, aga kuna meil oli eile see täielik džungelöö, siis ma ei tea, kas ta nüüd muutubki vanemaks, et äkki ei lase tal päeval nii palju magada või vähemalt nii pikalt. Nii et ma nüüd tänasest alates hakkan seda, et maks 2 tundi üks uinak ja üldjuhul ta ühe teebki ainult pikema, et siis edaspidi ma ei pea äratama, ta ise ärkab lihtsalt mingi 50 minuti pealt, 30 minuti pealt. Aga see esimene uinak on vahepeal siuke, et kui ta on ikka väga magus uni, siis see võib nagu minna väga pikaks ja ma ei taha seda ööd enam, mis meil eile oli. Et jah, ma teen arvutis tööd ja siis tuleb vist üks uinak veel kodus ja peale lõunat ma lähen Mari-Liisi juurde. Pole ammu Mari-Liisi juures käinud, pole Martat näinud, võtan Demi kaasa. Hope for the best. Õnneks see on mingi 20 minutit üks ots autos. Nii et väike siuke väljasõit on meil ka siis plaanis peale lõunat.
nii, ma võtsin ennast kokku ja tellisime siukse asja, mis on nagu mingi mobiilne või portatiivne, ma ei tea, konditsioneer põhimõtteliselt, mis seisab lihtsalt toanurgas ja ma lihtsalt juba praegu tundsin, et lapsetoas võiks olla mingi a la 21 kraadi, kui ta magab, aga praegu on seal juba 26 kraadi vahepeal hommikupäiksega ja isegi kui ma aknad teen lahti, kuidagi õhk ei käi läbi ja see läheb ju suvega aina hullemaks, et praegu on alles meil juuni algus, isegi mais juba oli liiga palav. Et ma mõtlesin, et kui ta seal ei ole, et siis enne tuba teha nagu jahedaks, siis kui läheb sinna magama, ma panen selle nii-öelda puhuva konditsioneeri kinni, et siis on niisugune mõnus karge õhk tal, kus magada, ta nagunii magab magamiskotis, on ju, et keha on nagunii soe ja siis õhtuks potentsiaalselt, sest meil õhtupäike on veel magamistuppa ja siis iga kord suvel, kui me lähme magama, siis seal on siuke kasvuhoone ja täiesti crazy on, kui on need kuumad ilmad. Et siis me saame õhtul veel magamistoaga jahutada ära, sest ta liigub ratastega ja nii lapsetuba kui magamistuba on mõlemad üleval korrusel. Et siis proovime, ma ei tea, samas nagu ei näe ka kõige hullem välja, et kuskil toanurka siis elab üle. Lihtsalt, et oleks suvel natuke inimlik olla. Sest jah, me ei paigaldanud konditsioneeri kohe, kui me sisse kolisime. Üks kahetsus mul, mis mul on koduga, oleks võinud kohe selle arendaja poolse konditsioneeri võtta, aga see tundus nii kallis ja hiljem lihtsalt oli juba see, et sa pead katusele vist mingi augu tegema, ehk siis sa vajad mingit luba selle jaoks ja kuidagi keerulisemaks läks, nii et vaatame, kuidas see meil siis vastu peab. Meil on mingi siuke mudel, see oli 300 midagi eurot, Euronixist vaatasin, enamus olid mingi 600, 500, siis ma mõtlesin, oh my god, aga selle me leidsime Kaup24-st, nii et katsetame. Täpselt nendel hetkedel, kui on vaja uinuda või on vaja minna autosse, siis hakkab Demi luksuma vahepeal. Mitte kunagi lambist ärkveloleku keskel on ju. Me ootame, et see luksumise lõpetaks. Siis stardime Mari-Liisi ja Marta juurde. Oleme 1,5 tundi seal või tund 45 ja siis tuleme tagasi koju õhtusöögi ajaks on ju. Nii, siin on see kurikuulus kummut, ärge segadust tähele pange, lapsed on siin mänginud, aga see on lihtsalt nii avar ja mõnus, kui ma seisan siin ees, ma saan mehed vahetada. Sellest ma rääkisin üks vlog. Siis siin on siuksed sahtlid, mis käivad täiesti lahti. Ikea oma kuidagi käib nagu pooleldi ja need on sügavamad, mugavamad. Lihtsalt nagu mega hea. Kodus ma pean kuidagi nii mingi mahutama ja kitsas on. Veits jurises ja ma korra isegi pidin raputama niimoodi, sest ta ikkagi nuttis, vaata. Siis ta lõpuks nagu pani silmad kinni, ehk siis nad oli ilmselt väsinud ka, sõitis kaasa ilmselt. Kes see tuleb? Pet. Sul kiire tundus ta. Ja on. Vist ju külmemad olid vist või mingid päevad olid imelikud ja jahedamad olid. Siis ta oli vaata nohune ka ja siis ma nagu sellepärast ei tahtnud ka veel eraldi. Ta magas küll mul õues korrus, aga mineku mõttes, ma ei tea. Nagu näha, programm käib, mida õhtusse rohkem, seda rohkem meelelahutust meie Preili nõuab. Ja see on tegelikult mingi tummy time body, aga tummy time mida selle peal teha ei taha, nii et siis ma teen glow'ni sellega.
igal juhul me käisime Marta juures ära, mõlemad pidi ta natuke autos nuttis ja siis jäi magama, nii et kõige hullem ei olnud, kõige parem ka mitte. Ja ma olin mingi 1,5 tundi koha peal ja see aeg läks nii ruttu ja siis ma pidin juba tagasi tulema. Ja Marta on praegu 10-kuune ja tal on ka unedega raskus. Mari-Liis on ka unenõustaja tellinud endale, aga nende lastega on alati nii, et üks asi läheb korda, siis teine asi läheb katki ja ma ei tea, et kogu aeg asjad on voolavuses ja arenguhüpped ja asjad, nii et praegu on jälle struggle, nii et siis me saime mõlemad muljetada, kuidas me kumbki ei löö seal ei maganud eriti. Aga tore oli ikkagi kodust ära käia ja nüüd ma sõin õhtusöögi ära ja meil käib programm ja ilmselt proovin viimase unega minna vankriga, äkki mingi 20 minutit magab, sest et siis saame veel värsket õhku ja tegelikult õues on väga ilus ja soe ilm, nii et proovime neid ilmasid nautida. Tere hommikust, on reedene päev ja ma tahtsin korra, enne kui ma unustan, filmida selle klipi, sest siis ma hakkan kohe trenni tegema ja läheb päev edasi nagu kõik vlogipäevad. Aga meil äpi väljakutse kestab tegelikult järgmise pühapäevani, nii et veel nädal aega kindlasti ma teen seda suveks valmiskava, siis mul saab 6 nädalat treeningkava tehtud, mis peale sünnitust väikse lapse kõrvalt. Vahet ei ole, et see on kodus ja see on 23 minutit, see on nagu mega challenging olnud ja ma olen lihtsalt nii uhke enda üle, eriti need esimesed nädalad, see oli kõik nii uus ja hirmutav, ma kuidagi nagu mul oli ärevus, kui laps magas ja mingid päris mitmed trennid mul olid ka nii, et ma ei saanud isegi trenni lõpetada ilma, et Teemi ärkaks ja siis ta oli mul kas süles või babyburnis ja ma lihtsalt andsin endast parima või jätkasin alles järgmise uinaku ajal või mis iganes, aga ma olen nüüd seda teinud ja ma teen siis järgmise nädala lõpuni. Ehk siis eelnevad aastad ma oleks teinud ka veel järgmine pühapäev vlogi, justkui et kõik väljakutse nädalad ma vlogin oma elu, jagan teiega lihtsalt oma igapäevahetke ja siis motiveerin ka loodetavasti kedagi, kas siis praegu uusi emasid või mis iganes sellega, et ma teen trenni vlogides ka tegema trenni ja olema tervislikum, vahet ei ole, kas see on meie äpis või mitte, onju. Aga ma tunnen praegu, et need vlogid lihtsalt, ma ei saa öelda, et need käivad mul üle jõu, nagu ma saan neid teha. Ma selles mõttes ei tee neid mingi öösel või mis iganes, onju, et ma nagu saan neid teha, aga ma lihtsalt tunnen, et kuna ma vlogin, siis ma näiteks lugeda ei jõua. Mõnikord ma tahaks olla terrassil lihtsalt pikutada, kui Teemi magab, aga siis näiteks ma editin vlogi, et need ongi täpselt see, et ma jõuan, aga mis mu prioriteedid on. Ja kuna suvi on ja ilus ilm ja ma olen nüüd tegelikult ju 3 esimest Teemi elukuud ka vloginud suht regulaarselt, ehk siis see, et ma tahtsin nagu mälestuseks endale klippe, see on nii-öelda saavutatud praegu ja praegu meie mingi päevakava ei muutu enam nii drastiliselt kui alguses, et siis ma mõtlesin, ma teen vlogidest väikse suvepuhkuse. Ma arvan, et ma vlogin ikka mingi korra 3-4 nädala jooksul, et selles mõttes ma mingit sisu ikkagi toodan YouTube'iga, et täpselt kui ta ongi näiteks juba mingi võib-olla 4-5 kuune ja meil päevakava muutub 6 kuune, on ju. Kui mul on nagu midagi erilisemat elus, mis toimub ja ma tunnen jälle, et mul on energiat vlogida, siis ma teen YouTube'iga vlogi, aga ma arvan, et siuke mõnus suvepuhkus mulle on ka väga nii-öelda ära teenitud. Lihtsalt, et ma saakski näiteks esimese uinaku ajal selle asemel, et mingi editida või teha tööd, kui on ilus ilm päevitada aias või lihtsalt lugeda raamatut. Ma nii igatsen lihtsalt lugemist ja mai oli esimene kuu üle mingi 3 aasta, kus ma ei lõpetanud mitte ühtegi raamatut ja ma ei tea, lihtsalt ma nii väga tahaks lugeda. Siis ma tahtsin lihtsalt öelda teile, et ma nüüd aeg-ajalt ikkagi teen vloge ka, aga ma mõtlesin, et järgmine nädal selle väljakutse lõpuks ma teeks hoopis 4. trimestri Q&A, sest ma tegin oma viljadusteekonnast päris pika video, ma panen kõik need siia descriptionisse. Esimesest trimestrist, teisest ja 3. ja siis seda postpartum esimest 3 kuud kutsutakse 4. trimestriks justkui, mis on väga õigustatud, sest et see tõesti on nagu mingisugune finaal, mis minu jaoks oli, ma arvan, isegi kõige raskem kõikidest trimestritest, nii et oleks tore võib-olla teile teha mingi küsimused-vastused, et kuidas on paarisuhet mõjutanud, mis on minu jaoks kõige raskem olnud, mis oli üllatav ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis järgmine pühapäev tuleb siukene chit-chat video ja siis peale seda ma teen palju-palju harvemini vloge. Nii et see on selle päeva sissejuhatus, et ma ei unustaks ja et ma ära ei kaoks. Aga kuna ma siis järgmine nädal teen hoopis teistmoodi video, siis ma mõtlesin, ma filmin täna hommikul oma selle nagu treeningu after klipid ära, et enne ja pärast ja ma ise arvasin, et nagu 0 vahet on, ma ei tea, ma ise ei tunne väga midagi, aga ma olen nüüdseks juba 5 nädalat ikkagi pingutanud, 4 trenni nädalas teinud. Mind ju ma ei tee mingit dieeti, ma lihtsalt natuke mõtlesin, et okei, ma söön mingeid rohkem valgurohkeid asju, aga olen ka nii-öelda patustanud justkui, et ma üldse ei jälgi, ma ei loe kaloreid. Ma söön
on intuitiivselt, et nagu on ka olnud kindlasti siin perioodil mingi Henri sünna oli, kus ma sõin mingi kringlit ja noh, et nagu ma söön nagu tavainimene justkui, et siin juures ei ole olnud mingit megadieeti. Ehk siis lihtsalt need äpitrennid ja trennides ma olengi endale võtnud eesmärgiks, et need on lühikesed kodutrennid ja ma pingutan. Et kui seal on minutine taimer, mul on raske, aga ma pingutan selle minuti ära, sest ma tean, et 20 minuti pärast see trenn on läbi, on ju. Ja ma lihtsalt vaatasin neid before and after klippe ja täiega on minu arust vahe näha. Ma ei tea, võib-olla ma olen nagu biased, aga tõesti minu arust on nagu esiteks see sünnitusjärgne kõht, mis on natuke pehmem, mis on täiesti fine ja mul pole selle vastu midagi, on ju, sest sealt tuli demi. Aga see on rohkem taandunud. Lihtsalt üleüldine siuke kehapaistetus tänu regulaarsele trennile ära kadunud. Ongi näiteks selja pealt väiksed voldikesed on taandunud rohkem, et nagu wow. Võib-olla sellepärast, et eelnevad aastad ma olen ikkagi nagu täie pauguga teinud mingi väljakutse. Jõusaalis kõige raskemad raskused on ju. Ja see aasta on pigem lihtsalt siukene intensiivne, kuid mõnus kodune liigutamine. Aga jah, ma loodan, et see motiveerib kedagi ka nägema, et kodutrennid ei ole mõttetud. Kodutrennid on väga mõnusad. Mulle on need andnud siin sünnitusjärgsel perioodil lihtsalt mega energiat ja mingisugust enesekindlust endas. Ma tunnen ennast palju paremini oma kehas tänu sellele, et ma olen neid trenne teinud, nii et jah. See oli minu suveks väljakutse before and after, aga muidugi ma nüüd teen veel nädal tegelikult väljakutset. Ja siis ma mõtlesingi, et vahepealsel suveperioodil äkki teen üldse pilatese kava, aga ma kindlasti jätkan mingisugust kodukava, et lihtsalt mingi pisikene hetk päevast endale võtta 3-4 korda nädalas, nii et ma kindlasti jätkan ka terve suvi muude kavadega. Ja meil tuleb uus tuharkava, tuhar 2.0 tuleb nüüd suvel välja, tuleb ka rasedate jooga, täiesti rasedate joogatreeneriga. Üritame teha niimoodi äpis, et kõigil on seal midagi. Igal juhul aitab plämas, sest tegelikult Demi on juba maganud veits kaua. Nädala 4. trenn, 25 minutit, kogu keharingtrenn. Let's go! Ma sain trenni tehtud, siis oli aeg Demi äratada ja siis ma käisin niimoodi pesus, et ta istus mul beebibjörnis, kiiresti pesin juuksed ära, sest täna õhtul mul on sõbranna Hannele sünnipäeva õhtusöök. Demi jääb sassiga täna ja päeval mul on veel ratsatrenn. Ehk siis 2 korda 2 tundi käin täna ära, muidugi vahepeal olen mitu tundi kodus, aga ikka veits siuke nagu tegelikult ei taha nagu 2 korda ühel päeval ära käia, aga ma ei tahtnud trenni ära jätta ja muidugi sõbranna sünnal ikkagi annan efforti, et minna kas või paariks tunniks. Tahan taga teha siin natuke tummy time'i, sest ma kuidagi arvasin, et mingi ma iga päev teen taga natuke, aga tegelikult tema vanusel peaks mingi pool tundi tegema kokku. Siis eelmine kord perearst ütles, et ei, ta hoiab küll pead, aga nagu tehke natuke rohkem, siis ma hakkasin guugeldama, et nagu palju peaks tegema päevas, pool tundi kokku. Muidugi ta on mul tihtipeale püstiselt süles rinna peale, et see on ka tema jaoks tummy time, aga ma ise nagu aega võtan matil, siis on tavaliselt mingi 6 minutit. Ta itsitab mul siin. Said kõhu täis ja nüüd on hea tuju. Kas sina lähed nüüd kõhuli? Kas sina lähed nüüd kõhuli? Ja keegi peab Demile pudelit andma, siis ma olengi nüüd niimoodi teinud, et ma lihtsalt pumpan nagu siis, kui ma olen ära. Näiteks kui ma ratsutamas käin, siis kui ma jõuan talle enne rinda anda nagu täna, siis ma pumpan tagasi teel, et siis on mingi 2 tundi möödas, on ju, ja nagu oleks järgmise söögiaeg. Ehk siis Demi saab sellel ajal pudelit ja mina pumpan oma piima välja, sest kui ma niisama lambil ajal enne pumpasin kogu aeg, kas mingi öösel vahepeal ärkasin, pumpasin, kui rinnad olid täis või siis lihtsalt mingi lambist, et ta sõi ära ja proovisin pumbata natuke juurde, et oleks nagu varu kogu aeg, siis tekkiski, mulle tundub see üle
ületootlikkus ehk siis millest mul on vahepeal see piimapais, ehk siis ma proovin seda vähendada ja niisama nagu for fun mitte pumbata kunagi. Ma kardan seda piimapaisu nüüd nagu mingi surma, sest et see on nii valus ja kuigi see läheb kiiresti ära, siis ma proovin ennetada nii, et ma olen praegu visanud rinnapumba oma käekotti, kui ma lähen ratsutama. Üks päev ka käisin see nädal ja siis ma tulin tagasi ja tagasi teel autoroolis, lihtsalt pluusi all on need ja keegi ei märka midagi, ma arvan, kes mööda sõidab ja siis ma tulen koju ja mul on nii-öelda järgmiseks hoidmise korraks pudel talle olemas.